Tere hommikust Eestimaa! Mina olen Hanne Saava, üks PÖFFi programmi koostajatest ja ma tooks teile siit BFM-i stuudios täna hommikul 3 soovitust, mida täna võiks minu arvates PÖFFile kindlasti vaatama minna. Esimene film nendest on Buddha.mov. See faili nime kandev film on üks eksperimentaalfilm, dokumentaalne eksperimentaalfilm, mis linastub PÖFFi debüütfilmide võistlusprogrammis. Ja täna kell 9:30 toimub selle filmi maailma esilinastus. Seda võib nimetada olemuselt eksperimentaalseks vaatlusfilmiks. Ja mida ma sellel mõtlen? Kindlasti mitte kivide kulumise ja tuule vaatlemist, vaid ikkagi põnevat Indias pulbitseva elu vaatlust. Vaatluse all on üks kuulus kohalik kriketimängija, koha võistkonnas leiba teeniv Budaev Mangaldase. Tegu on mehega, kes näib esmapilgul olevat küllaltki pinnapealne sotsiaalmeedia hullusest kantud ja sellisest egoistliku elustiiliga uhkeldav staar, kuid filmi hargnedes see pilt tunduvalt muutub. See film eksperimenteerib nii vormiga kui sellega, kuidas ta seda meest käsitleb ja tema olemust avab. Ja ma soovitaks seda kõigile, kes on kunagi tundnud, et võib-olla peaks Facebookis natukene vähem aega veeta või õhtuti telefoniga tunnevad ennast liiga kauaks scrollima jäänud olevat. Selle filmi valmisprotsess on juba omaette põnev nähtus, mis on samuti filmi endasse kaasatud, sest et see film võitis juba projektina mitmeid auhindu ning seda on kajastatud ka filmi loos endas. Seega lõhutakse mitte ainult 4. sein nii-öelda, vaid keritakse film eluliselt nii mitmekihiliseks, et reaalsuse ja fiktsiooni ja dokumentalistika piire ei ole enam aru saada. Ja mis on väga huvitav, on see, et see film mitte ei võta seisukohti selle teema suhtes, vaid tõelise dokumentaalina ta näitab meile, aga näitab seda mänguliselt ja ta mängib vormiga ja ta mängib selle karakteriga. Et ma julgen seda filmi kindlasti soovitada mitte ainult dokumentalistiku huvilistele, vaid kõigile, kes tunnevad huvi selle vastu, kuidas meedia, sotsiaalmeedia meie käitumist ja meie maailmataju mõjutavad. Hoiatusena võib-olla ütleks siinkohal, et filmis sisaldub päris palju provokatiivseid kaadreid, sest et tagasi pole hoitud mitte millegagi selle inimese elu kujutamisel ja see mees ka täiesti teadlikult oma edevuses tegelikult provotseerib nii filmitegijaid kui vaatajaid. Ta lavastab isegi tegelikult täiesti teadlikult sihikindlalt oma elus mingeid episoode selleks, et see lugu veelgi mõjusam ja provotseerivam oleks. Sealt ei puudu seksistseenid, sealt ei puudu autodega kihutamine, aga kõige selle kõrval ei muutu see film kordagi labaseks, sest et sellel režissööril on lihtsalt suurepärane tunnetus hoida vahelduslikkust ja vormi. Teine film, mida ma tahaks soovitada, on Šveitsi lavastaja Christine Repondi Vaakum, mida saab näha täna Kosmos Imaxis kell 4. Tegu on filmi maailma esilinastusega ja Christine Repondi on tema debüütfilmiga juba nimega Silbervald palju auhindu võitnud. Seekordne film on eriti
eriti originaalne just oma teema pärast, sest see kujutab ühe abielupaari 35. pulma aastapäeva eelõhtut, mil naine saab teada, et tal on HIV. Ja kuna ta teab, et tema ise ei ole oma meest petnud, siis saab olla selle põhjused vaid üks, õigemini kaks tegelikult. Sest et alati on võimalik, et kuskil arsti ülevaatusel tehti sulle vale süstlaga süsti või toimus mingi muu vereülekanne, aga naine käib metoodiliselt kõik need variandid läbi ja siis jõuab järeldusele, et põhjus saab olla ainult tema abikaasas Andres. Ja siis paari jälitusoperatsiooni tulemusel siseneb naine allmaailma oma mehe jälgedes ja avastabki, et mees on elanud juba mõnda aega kaksikelu. Miks see film nii mõjus on? Esiteks sellepärast, et ta annab seksuaalsuse inimestele, keda võib-olla peavoolukinos kellele ei omistata nii palju seksuaalsust. Need on vanemad inimesed, et see film kordagi ei valeta elu suhtes ja ta on aus oma ainese käsitluselt ning ta oskab suurepäraselt tabada seda, kuidas inimeste emotsioonid esiteks pulbitsevad, löövad lõkkele ja siis aja möödudes muutuvad hoopis kas andestuseks või tülpimuseks. Üldiselt väga delikaatse teemakäsitlusega film, mida soovitan kõikidele kvaliteetse draama austajatele. Kolmas filmisoovitus tänasest õhtust on Kõrgõzstani film Öine avarii. See on Denbirek Birnazarovi kolmas film ja see põhineb ühel romaanikogumikul Vanamees ja ingel. Tegu on siis Kõrgõzstani kino, julgen isegi öelda, et sellise väikse meistriteosega, et kui keegi mäletab 2014. aasta PÖFFil parima režissööri tiitli võitnud filmi Ümberasumine, siis see on kindlasti film, mida tasuks ka neil kaaluda, sest et tegu on väga minimalistlikke vahenditega jutustatud, kuid täiesti stiilipuhta looga ühest elu mõtte kaotanud mehest, kes kättemaksuaktsioonile asudes kättemaksule siis oma rikka ülemuse eest, kes tema perekonna on röövinud. Sellel aktsioonil asudes juhuse tahtel puutub kokku ühe vaikiva kaunitariga, keda ta siis ravima hakkab ja kellega koos elades tekib neil selline veider, julgeks isegi öelda, et duett, mis kompab armastuse ja lihtsalt üksteise mõistmise piire. See lugu on jutustatud väga poeetiliste vahenditega, väga lihtsalt. Sellel on väga oluline roll soundtrackil, mis on Kirgiisi rahvamuusika, kuid teatavas moodsas džässilikus kastmes võib-olla isegi. Ja soovitan seda filmi kõigile, kes tunnevad naudingut ilusast pildikeelest ja ülimalt siirast loost. Aitäh teile!